Tšau! Nagu sa nägid minu video pealkirjast, et täna on minu sünnipäev ja ma proovin näidata seda päeva siis. Ja see tuleb ka ühtlasi esimene minu video minu YouTube'i kanalile ja ma loodan, et mind on hästi kuulda, sest mu robot-tolmuimeja teeb juba oma tööd. Ja tegelikult kell on juba 12 ja ma olin juba kell 8 üleval ja salati ma tükeldasin tegelikult eile õhtul juba valmis ära, et täna vaja lihtsalt kokku segada ja siis snäki asjad vaja lõigata. Ja siis tuleb grill ka mingi aeg. Et peame veel enda kodu ära koristama, väljas terrassi ära koristama ja siis ma pean mingi aeg ennast enam-vähem valmis sättima, aga suurt meiki ma selles suhtes ei tee, sest väljas on kuum ja siis ma higistan selle maha. Ja ma proovin anda endast parima ja ma loodan, et te kuulsite mind praegu. Aga ma hakkan teile näitama kõiki etappe või mida ma üldse teen ja mis ma selga panen ja nii edasi. Ühesõnaga ma loodan, et teile meeldib see vlogike minu sünnipäevast. Põhimõtteliselt ma hakkan siis juurviljavaagnaid lõikama siin, porgandikuulgid, paprikat ja siis on ka 3 erinevat juustu. Siis on selline vorst ja siis on mingid siuksed, ühesõnaga vorsti, juustusnäkki ja juurviljasnäkki hakkan lõikama ja siis on veel pitsastritsel ka, tollega panen kuhugi. Ja siis ma hakkan vaatama samal ajal enda filmi ja ma loodan, et teile meeldib see kaader. Ja andke andeks, kui on midagi valesti ja andke andeks siukse välimuse eest, sest ma ei viitsi praegu hakata ennast korda tegema, sest mul pole mõtet, kuna ma higistan, mässan, siis juuksed lähevad ikka sassi ja niimoodi edasi. Et ma panen endale filmi tööle ja hakkan vaikselt neid snäkke siis lõikama taldriku peale ja ma loodan, et mul on piisavalt neid taldrikuid, et siia ära mahutada kõik asjad, mis on vaja snäkkimiseks. Getting sprung on. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Nii, ma olen all ära koristanud, hakkasin kõik ära, mis oli vaja teha, tasapinnad on ära koristatud, alumisel korrusel, ülemisel on ka ära koristatud. Käisin vahepeal, panime lapse autosse magama, et ma saaksin siin teisel korrusel nagu koristada normaalselt, et praegu panin veel uuesti robot-tolmuimeja pesema ja et ta peseks põrandat ka veel, panin vahendi sinna. Ja nüüd ma siis võtsin kuivapesu restilt ära ja panin uue pesu restile kuivama ja siis ma
need on põhimõtteliselt enamasti lapseriided siin kõik voodis mul ja panen need siis tema katte ära. Ja siis peaks vaatama kellaajaliselt, et äkki ma saan korraks pikutada või puhata ja läbi veel mõelda, kas oli veel midagi vaja teha. Et alumisel korrusel on ainult vaja trepp ja siis too põrand on võimega üle käia ja siis seal ära pesta. Et muu on nagu kõik okei. Ma peangi nagu vaatama, kui kaua mul selle pesu kokkupanemisega läheb ja kui see robottolmuimeja tugevamaid ja suuremaid plekke ära ei pese, siis ma pean selle ka nagu üle pesema mopiga. Ja siis peaks olema ideaalis kõik, sest mees läks tegema grilli alla tule, tema pesi terrassi akna ära. Terrassil ongi ainult see laud, seal vaja koristada ja sättida seda lauda ja siis lapse mänguasjad sealt kuhugi mujale viia, et oleks ruumi. Ja siis ma mõtlesin ka ühe selle, et kuskilt tuua mingi abilaud, kuhu ma saaks nagu joogid panna ja midagi sukest, et oleks parem mahutada. Ja ma loodan, et laps magab piisavalt kaua ja et ta on heas tujus, kui ta üles ärkab, aga ma panen need pesu kuivama ja siis vaatan, mis edasi saab. Meil juba grill peal ja mina lähen katan laua ära ja siis hakkan endaga tegutsema. Et üldiselt kõik on tehtud. Ja siis siin siis on meil istumine. Ja päikse käes on küll kuum. Aga Vilus istudes tuleb vahepeal. Ops, te näete nüüd mind. Põhimõtteliselt, et päikse käes on siis kuum. Palav ja aga Viludas on natuke jahe, eriti kui tuleb tuul. Nii et ma ikkagi vist panen ikka pika varrukaga kleidi. Mul ei ole muud varianti. Mul ei jõudnud, mul oli tegelikult plaan, et seinipakki jõuab, aga sealt pakist jõudsid ainult bikiini ülemine osa. Ja seal ma nagu, mul oli paar outfiti seal. Ma lootsin, et ma saan sealt midagi, aga tuleb valida midagi, mis kapis on valmis. Põhimõtteliselt ma tegin, mul on nüüd ainult jäänud joogid teha, aga kell on nii palju, ma pean kiiresti ennast ära sättima ja panin lapsega riidesse ja tegin talle patsid ära ja põhimõtteliselt teeme juuksed lahti siis. Kammime kiirelt ära. Tõmban näoga mingi lapiga lihtsalt üle. Põhimõtteliselt kulmudega, ma olen vist veits liiga kõrgel, nõks alla. Põhimõtteliselt kulmude ma kasutan sellist Nixi kulmukeeli, ma ei tea, ta ei fokusseeri ära vist. Selline. Aga ma pean ootama, kuni need natuke ära kuivad. Mul laps mängib väiksema meigipeegliga. Las praegu mängib. Mul tuleb nii head tuult siit aknast. Põhimõtteliselt. Ja Tibu, mis on?
teen lahti sulle või? Teen lahti peegli või? No vaata, kas sul on kõik ilusti patsid peas ja sa tahad seda või? Võta see. Nii, mul on nagu... Käib mul siin mingi sahtlis väike põrsas. Põhimõtteliselt ma teen lihtsalt enda kulmu üle, onju. Issand jumal, see näeb nii imelik siin välja. Aga ma lasen ära kuivada ja siis näitan, mis ma edasi teen. Kulmul on praegu mingi üliväärakad. Vabandust siukse väljenduse pärast, aga nii. Appi. Mul on seal arbuus lahti lõigatud laua peal. Ma loodan, et mu kass teda ei lähe sööma. Põhimõtteliselt lasen ära kuivada ja siis ma tõmban siukse selle kulmu harjaga. Aga kuna laps on siit neid kakkumas käinud, siis on natuke tolmused. Ja siis teen ma sellega. Niimoodi. Ja siis teen teiselt pool. Samamoodi. Kuna see on nagu pruuni värvi keel, siis ta annab nagu mingit värvi ka siia naha peale, et ma tõmban siit ümbert ära. Aga mulle ei meeldi see vasakul millegi pärast. Nii, ma proovin teha ripsmeid ka kiiresti. Võtma enda selle teise, sest ma ei näe mitte midagi oma prillidelt. Ma loodan, et mind on normaalselt näha. Mul lihtsalt ei ole läätsusid pannud, siis natuke põhimõtteliselt ma ei ole üldse pikalt nagu ripsmeid värvinud ja see on sellepärast, et just see paremusel ma ripsmed nagu vajuvad ära sirgeks nüüd otsaks. Ja see ei ole üldse ilus. Ja nüüd ma võtan, mis ma enda sellega juustega teen. Sahtlist või sealt riiulist vaata. Põhimõtteliselt ma tegin siis, ma ei tea, kas on näha. Ühesõnaga ma tegin siis siukse lihtsalt lihtsa, panin siit klambritega kinni. Siuke. See oli vist see, mis ma tahtsin ja ma panen nagu siukse siuke hästi sädeleva põhimõtteliselt jätab nagu roosaka tooni ja hästi sädeleva. Ja kohe näitan
enda kleiti, mis ma panen. Kes jõuab enne? Ei. Joo. Kohe teeme aua lahti, laseme ja söödame ära ja. Jah? Tere lõunast võiks juba nii mainida, aga eile ma ei filminud väga. Ja sellepärast, et mul oli põhimõtteliselt nagu perega ainult see sünnipäev ja siis nemad ei taha nagu olla kaadris ja siis on raske niimoodi filmida, aga mingid klipid ma sain ja panin ja päris kiireks läks juba seal, et ma pidin näitama, mis kleidi ma panen selga, aga seda te nägite ilmselt juba klipis, kus ma küünlaid puhkusin. Ja siis põhimõtteliselt oligi nii, et istusime ja siis õhtul kolistasime laua ära ja siis tulimegi lihtsalt juba magama. Ja põhimõtteliselt kingitust ka nii, et ma sain nagu enamjaolt raha, šokolaadi, kommikarbi ja siis oli ka mingi dušikeeli ja kehakreemi või mingi siuke komplekti. Aga peamiselt oli jah raha nagu kingituseks. Ja me oleme siin põhimõtteliselt lõunani juba maganud, pikutanud ja hommikust söönud ja siis nüüd lähme siis eilset, mis me eile tegime, sööki, grilli ja salatit sööma. Õue ilmselt lähme. Me tulime nüüd söömast ja kõhud on täis ja me tulime nüüd siia pikali ja mõtleme, et võib-olla äkki lähme kuhugi, ma ei tea, tornidesse kõndima lapsega. Aga praegu pikutame ja vaatame, et kas tuleb veel vihma või ei tule ja kas läheb äkki väheke soojemaks. Et siuke vihmane ja siuke. Ühesõnaga tahaks nagu ainult pikutada ja magada siuke ilm on. Aga vaatame, mis me teeme jooksvalt. Ja nagu mainisin, siis ma loodan, et teile nagu sobib see vlog, mis siit kokku tuleb, et mul oli eile nagu veits kiire ja ei jõudnud kõike filmida ja ma ei saanud ka, sest pereliikmed olid ainult ja nad ei taha nagu kaadrisse jääda. Et ma nagu tegin nii palju kui võimalik. Ja võib-olla näitan ka, mis me täna siis teeme, aga ma annan teada jooksvalt, mis meil plaanis on. Põhimõtteliselt me kuhugi väga ei lähe. Me lähme Tünni. Toda ma filmida ka ei saa. Seal on ka inimesi, pereliikmed, kes ei taha kaadrisse jääda. Ja peale seda ma arvan, et on lihtsalt koju ja midagi siin läksime, mis on alles sünnipäevast jäänud ja siis on ka vist pikali minek, nii et me siiski midagi põnevat ei tee, et ma saaksin teile näidata, seega ma lõpetaksin siinkohal selle vlogi ja ma loodan, et teile meeldis see ja pange like ja subscribe kindlasti ja kommenteerige, mida te tahaksite rohkem näha.